olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Tere head kuulajad, olukorrast digiriigis taas eetris. Saatejuht Tanel Talve on võtnud siia saatesse endale külaliseks kutsuda kaks vahvat Eesti meest ja teemaks on meil täna selline üsna palju kirgi küttev asi, ütleks niimoodi, et Eesti maanteed ja teed kui sellised. Et esmapilgul võib-olla võib tekkida nüüd kuulajates küsimus, et olukorrast digiriigis ja me oleme rääkinud siin väga erinevate digiteenuste, riiklike teenuste asjus ja nii edasi, et mida nüüd, mis need teed nüüd siin ja see digiteema, et kuidas üldse kokku puutub, aga ma kardan, et puutub rohkem, kui me võib-olla kõik seda ise arvatagi oskame. Igal juhul tere tulemast Eno Lints, kes on projekteerimis- ja planeerimisettevõtte Skepast ja Puhkim PIM meeskonna juht ja kes tegeleb siis seal just nende digitaliseerimise teemadega. Tervist! Tervist! Ja Mart Michelis, kes on Transpordiameti projekteerimise üksuse juhataja. Tervist! Planeerimisosakonna juhataja. Planeerimisosakonna juhataja, see on hoopis teine asi. Projekteerimise üksus on meie üks osakonna osa. Nii, see on väga tähtis inimestel ju teada ka, et ega ausalt öeldes need ametinimetusi nendes riigiametites on meie saatesarja jooksul olnud nii palju ja nii palju erinevaid, et siin tekib teinekord nagu natukese raskusi, et inimesed aru saaksid, et millega te tegelete, siis ma annangi kõigepealt korraks see sõna, et rääkige, mida te teete, mismoodi näiteks teede puhul see digitaliseerimine siis üldse oluline on või on see selline tuleviku ametikoht või teete praegu ka midagi asjalikku? Ma usun, et see tulevik on käes, et see on ikkagi juba tänapäevasem asi ka, et mina siis Eno Lints Skepast ja Puhkim OÜ ja PIM üksuse juhina tõesti seal töötan. Tegelemegi digitaalvaldkonna arendamisega seal ja ehitusinfo siis digitaliseerimisega. Mõte on ikka ju see, et tegelikult sama ajaga teha rohkem, luua rohkem väärtust, väärtustada neid ressursse, mida me kasutada saame, seda ruumi, enda aega, enda inimesi ja nii edasi, et kõik see on see, mis meie igapäevatöö on ja selles suunas me liigume. Ja ma saan aru, et teie tööd on ka väärtustatud ja tähele pandud, sellepärast, et te olete Transpordiametilt saanud sellise tunnustuse, mille pealkiri, vähemalt minu teada, on parim teeprojekteerija. Oli selline auväärne hetk? Ja oli küll jah, selle aasta kevadel endalegi üllatuseks või meeskonnale üllatuseks tegelikult me selle tiitli saime. Usun, et selle tiitli taga peitub juba natuke pikem protsess, et meie majas me alustasime digitaalteemadega 2019 pool, 2020 ja väga süvitsi siis. Et varasemalt tehti ka teatud asju, aga siis me ikkagi lähenesime süsteemselt ja ma usun, et see pidev protsess, pidev enese areng, pidev enese koolitamine, uute lahenduste, uute võimaluste leidmine viiski meid sinna, kus siis Transpordiamet hindas meid parimaks teeprojekteerijaks. No millest Transpordiamet ütleb selle peale? Miks te selle tiitli neile andsite, et nad tegid kõige sirgemaid teid või projekteerisid kõige siledamaid või? No Transpordiameti poolt saan öelda, et meile see küll üllatusena ei tulnud, et nad selle parima tiitli nii-öelda said, et eks võib-olla ma ütlen nii palju ette, et digitaliseerimine, miks ta meil on oluline, et minu enda filosoofiast nagu läheneb, et kui mingi asi liigub mingis suunas, siis mul ei meeldi panna energiat ega auru selle vastutöötamiseks, või siis nii-öelda suunamiseks ja kuidas paremini ära kasutada. Ehk me ju kõik teame, et see digitaliseerimine tuleb nii või naa, varem või hiljem, et siis ei ole mõtet seda edasi lükata või selle vastu töötada, või teha paremaks. Ja kindlasti on siin Eno ja Eno meeskonnal olnud ka väga suur roll Transpordiametiga koolitamisel ja õpetamisel ja võib-olla siis suuna näitamises ja just nimelt sellepärast, et nad on väga hästi sellega hakkama saanud ja aidanud meid, siis me tunnustasime ka parima teeprojekteerija tiitliga neid. No kui me vaatame nüüd meie meediat ja ühiskonnas neid diskussioone ja asju, et ega siis vist väga suur üllatus ei ole, et ikkagi annavad tooni need artiklid ja need arvamused, kus öeldakse, et teed lagunevad, need on eriti hullus seisukorras maapiirkondades elavate inimeste jaoks, raha ei ole ega tule, on märksõna kogu aeg minu meelest läbi aegade olnud, mis teid puudutavad ja ma parem ei hakka praegu hetkel rääkima nendest 2+2 maanteedest, mis meie suuremate linnade vahel ma ei tea, seda enam ei ole paarisadat kilomeetritki vaja teha ju, et kui kaua veel, et selles kontekstis ja selles tausta juures, et nüüd me täna räägime nende teede eriti moodsas võtmes, eks ole, käsitlemisest, et kas see kuidagi nagu selline
vastuoluline ei ole, et me ei suuda kõva katte allagi panna neid teid ja te räägite mingisugusest digitaliseerimisest ja moodsatest asjadest siin. Ma võib-olla alustuseks ütlen nii palju, et ei taha kuidagi nõustuda, et meil on teed kehvas seisus, et tegelikult mis ongi kurb, et inimesed, kes liiguvad Euroopas ringi, siis nad peamiselt liiguvad ainult mööda suuri teid, aga tegelikult meie Eesti võib-olla edu Euroopas on just see, et meil on ka kõrvalmaanteed väga heas seisus. Et tegelikult sellises kvaliteedis kõrvalmaanteed ei näe isegi Soomes mitte, ega Rootsist rääkimata või Taanis või Baltikumist rääkimata, et meil on tegelikult on teed väga heas seisukorras ja me võiksime olla enda üle rohkem uhked ja tunnustada ja märgata, mis meil Eestis on hästi. Kas te olete ka nõus? Ütleme, meie oleme ka selles osas nõus, et me näeme, et see teede tase on meil rahuldav. Et arvestades neid ressursse, mis meil on määratud, arvestades seda võimalusi, ma arvan, me oleme teinud väga tublit tööd. Et loomulikult siin, kui me räägime nüüd sektorist natuke laiemalt, eks ju, siis raha paneb rattad käima. Viimastel aastatel seda on teede valdkonda tulnud vähem, eks ju, sellel on ka omad mõjud, aga digitaliseerimine aitabki meil, eks ju, seda rahakasust ka nagu tõhustada, et me saaksime nii-öelda võimalikult või et kuidas ma ütlen, iga euro saaks maksimaalselt tulutoovaks panna, et selle jaoks me seda nagu teeme. Ja kindlasti on kohti. Ma olen nõus asju, mis on meil halvasti, et ei ole mõtet pead liiva alla peita, aga samas meil on ka asju, mis on nagu hästi tehtud, et see on alati kahe teraga mõõk, kõike, mida hing ihkab, ei saa, tuleb teha valikuid ja need on praegu meie võimalused ja valikud. Hiljuti just sõitsin jälle selle toreda vapustava ilma tingimustes, nagu meil siin praegu novembrikuuses valitseb, pime vihma sajab, no mitte midagi ei näe sõites õieti ja niipea kui Tartu maanteelt sellele 2+2 teele jõudsin, siis oli selline tunne, et kivi langeb südamelt, et nüüd lõpuks ometi võib rahuliku südamega arvata, et ma jõuan koju elusalt. Et kas need 2+2 asjad, kui hästi kiiresti siin alguses rääkida, on need nüüd ikkagi vajalikud ka või ei ole, sest ma kujutan ette, et ma ei tea, kui palju, mis see statistika näitab, kas seal 2+2 teedel on viimasel ajal üldse õnnetusi juhtunud? No peab mainima, et ega 2+2 teedel juhtub ka õnnetusi, et ei tasu luua illusiooni, et seal mitte midagi kunagi ei juhtu. Küll on statistiliselt nii Eestis kui ka eriti Euroopas, kus on neid näiteid palju rohkem, on näha, et 2+2 on ohutum kui 2+1. Selle vahe küll ei ole nii suur võrreldes 1+1 teedega, et aga on selgelt näha, et nad on ohutumad. Ja kindlasti, kui me räägime digitaliseerimisest, siis digitaliseerimine on väga lai mõiste, et üks pool on see, et kuidas me projekti teeme, aga teine on see, kuidas tee ise on ja kuidas ta suhtleb, et ehk siis see, mis sa praegu mainisid, et sa näed neid vilkuvaid tulesi ja liiklusmärke, et siis see on see ehituse pool või kuidas ta paistab digitaliseerimine, aga Eno on siin rohkem projekteerimise poole pealt. Jaa, ütleme, kui me räägime sellest 2+2, siis meie projekteerina andke ainult raha ja eks meie teeme, eks ju, aga küsimus seal ongi selles vajalikkuses, selles mõistlikkuses, seda peab kindlasti arutama, seda peab planeerima. Need nimetatud 2+2 kindlasti on väga-väga head projektid, tulin ka ise ju tänane seda teed mööda ja sõidad ja naudid, eks ju. Aga eks ta nii ole, et me peame hindama, eks ju, ikkagi me taandume sinna raha peale, teine asi on see meie liiklus, eks ju, kuidas see seda toetab, et ma usun, et täna ei ole ühtegi inimest, kes iseenesest oleks 2+2 maante vastu või mingi suurte maantede vastu, eks ju. Et iga asi omal ajal, iga asi omal kohal, et eks seda peabki planeerima ja insenerid peab sellele tööd tegema. Ütleme veel nii palju juurde, et 2+2 on erinevad külgi, miks nad on nagu head või kasulikud, et üks võib-olla lihtne, mida inimesed mõtlevad, on ajavõit, aga tegelikult on tal ka üks hea efekt võrreldes näiteks 2+1 või 1+1, eriti kui liiklust on palju, on see, et ta väsitab vähem. Et kui sa pead kogu aeg olema pingsalt hästi, kus ma ütlen, väike pinge on tegelikult hea, see hoiab sind tähelepanu fookuses, aga kui see pinge läheb liiga suureks ja see on individuaalselt on see väga erinev, siis tegelikult inimene väsib ja siis ta hakkab ka eksima, nii-öelda, et see 2+1 teatud juhtudel on väga väsitav ja 1+1 on teatud juhtudel väga väsitav. No selge on ka see, et otsene mõju meie, ütleme kõiki riigile kui sellisele, rahaline mõju saab arvutada lõpuks ka inimeludes ja ka tervises ja nii edasi, kui kaua inimene mingi õnnetuse põhjusel on tööturult eemal juba ja nii edasi, et ma miski pärast kahtlustan, et kui neid arvutusi teha, siis investeering siiski tasuks ennast üsna kähku ära. Aga ma tahtsin tegelikult sinna jõuda, et ikkagi see digitaliseerimise juures teemat või fookust hoida,
et need 2+2, mis meil tehtud on, need on ju ultramoodsad, no tõesti, isegi tavainimene, kui seal sõidab, ma usun, et ta saab aru, et need teed on ikka väga nii-öelda ägedaks tehtud. Samas, kas see ei tee asja jälle liiga kalliks, et me võiks ju teha selliseid tavalisemaid 2+2, eks ole, kust saab normaalselt veoautodest mööda sõita lihtsalt, et ilma, et seal oleks mingit ulme elektroonikat see tee täis. Et kas siin me ei ole nagu ka liiga kalliks ajanud, poliitik vaatab, et isver, see on ju sellise hinnaga, et seda me elu sees ei suuda teha, äkki suudaks teha natuke soodsamalt ja samas on see 2+2 ikkagi olemas meil mingi aja pärast? No digitaliseerimine seal või see, mis paistab, et ega siis tema maksumusest nüüd see osa nüüd nii suur ka ei ole, et see kohe ütleb, et see hind on sellepärast tohutult kallis, ehk selle hinna ikkagi teeb kogu see asi kõik kokku, et kuhu me seda ehitame, kui palju me loomadega arvestame, ökoduktid, kõik see muu nagu maksab väga palju, aga eks me peame vaatama tulevikku ja meil autod muutud targemaks ja kuidas kõik suhtlevad, et tegelikult ma ütlen, me oleme ka digitaliseerimises alles lapsekingades, et see, kuhu see kõik liigub, et kuidas võib-olla tulevikus ka teekatete peal hakkad mingid värvid muutuma ja asjad, et see on kõik alles tulevik. Aga mis meil siis see praegu see olevik on, et võib-olla nüüd räägimegi natukese sellest, mis siis tehtud on, et need, mis me silmaga näeme, on need elektroonilised liiklusmärgid ja asjad, mis on minu meelest väga mõistlikud, et ta annab sulle sellise juhile reaalajas infot, et mismoodi need teeolud hetkel just täpselt on, aga mis me oleme siis teinud, kui me räägime, et tark taristu on selline tore mõiste, millest me palju räägime, mis asi see siis täpsemalt on ikkagi? Tark taristu on nii nagu see mõistega ütleb, et on targem taristu, ehk siis see on taristu, mis suudab siis jälgida enda ümber toimuvat, suhestuda sellega, mis tema peal toimub, jälgida mingite andurite läbi enda, ma ei tea, mis temaga seisund on, kas ta on libe, kas kõik on hästi ja ta suudab neid andmeid siis tegelikult edastada sinna, kus on vaja, ehk siis see inimene, kes peab mingeid otsuseid langetama, mingeid asju tegema, see saab seda datat nii-öelda vaadata, seda protsessida ja siis langetada kõige kaalutlema otsuse. Et täna ka, kui me nendel uutel maanteedel sõidame, eks ju, siis me oleme kindlasti märganud, nendel digiekraanidel kuvatakse tihtipeale ette, et mis meil ees juhtub. Ma ei tea, 5 kilomeetri, 10 kilomeetri pärast on mingi teel takistus või mingi juhtunud avarii, eks ju, ehk siis juht juba eel hoiatatakse ja see on jälle siuke turvameede. Ja tulles selle maksumuse juurde tagasi, et tihtipeale see selline nutividinad ja need asjad juures on selle 2+2 maksumuse juures üks kõige väiksem komponent üldse, aga samas selle kasutamise, haldamise seisukohalt on see väga tähtis, et me saaksime need andmeid võimalikult kiiresti ja võimalikult hästi, et sealt tulevadki see inimelude säästmine ja kalkuleeritumad otsused. Eesti riigis on meil siuke põhimõte, et kui meil räägime kiirust alates 120 km/h, mida siis ma arvan, et valdad inimesed ootavad siukest suurelt teed, siis seal me eeldame, et tee on ka natuke targem ja mida seal siis, mida Eno mainis, siis too mõned näited, et saaks kuula ka ilusti aru, et näiteks, et kuidas ta mõõdab libedust või temperatuuri ja sellest ennustatakse selle tee libedus ja kõik muid asju. Näiteks, mis meil on teema, et kõige lihtsam näide on Tartu maantee, kes sõidab Tartu poolt tuleb Tallinnasse, siis meil on Jüri ringist alates on seal 2+2, vana nõukogudeaegne kiirtee ristlõikega tehtud, aga seal liiklustihedus on kohati väga suur, et tegelikult sellise kiiruse sõita ei saa. Õhtul, kui jälle liiklust on vähem, siis nagu saaks. Aga kuidas seda probleemi lahendada, et siis ongi see, et sul on muutuva teabega liiklusmärgid ja see nii-öelda tark tee hakkab ise jälgima ka seda liiklustihedust. Kui liiklustihedus läheb nii-öelda suuremaks, siis ta hakkab kiirusi alla tooma. Ja sellega me saamegi ohutust, aga tõsta kiirusi siis, kui liiklust on vähem nii-öelda. Et lihtsalt mõned näited nagu. Ja need näited on eks tegelikult mitmed, et täna seda infot seal tee juures ka liigub, et sellel samal Tallinna-Tartu maanteel ju kasutatakse neid loomaradareid ja asju, eks ju. Ja see loomaradarid on, ma arvan, see on kogu Euroopas siuke ainulaadne, ma ei julge öelda, kas maailmas, aga Euroopas kindlasti ainulaadne. Need töötavad ka ikka või? Et ma olen tihtipeale märganud, et see märk vilgub, mis tähendab seda, et loom on teel. Aga sõidad selle läbi, pole seal mingit looma, et selles mõttes. Nad töötavad, aga ma ei saa öelda, et nad nagu veatud täiesti on, aga see sama näide, et nad töötavad ja looma ei näe, see ongi see, et ega loom ju ei pea üle tee minema. Ta hakkab minema, reageerib ja loom läheb tagasi. Ta ei julge minna, et auto tuleb, ta kuuleb,
et selles mõttes see ongi natuke mõnes mõttes ka probleem, et autojuhid siis ei näe looma, kipuvad mitte eirama, aga tegelikult sealt võib tulla loom, et need andurid ikkagi reageerivad loomad, aga lihtsalt loom võib ümber mõelda. Tasub ikkagi inimestele südamele panna, et kui see märk midagi näitab, siis ikkagi ta päris niisama tühja ei vilgu seal, et mingisugune häire nii-öelda on seal olnud ja tasub olla tähelepanelikum ikkagi, et isegi kui sa ei näe sealt läbi sõites seda looma. Absoluutselt. Ja valmis olla on alati nii-öelda nagu kõige parem olek, et pärast kahetseda on palju nagu hullem, et tõenäoliselt jah, see andur suure tõenäosus seal nii-öelda villast ei viska, mingi liikumine ikkagi tuvastatud ja selle andurite mõte ongi see, et tegelikult nad peavad ju eelhoiatama inimest, siis kui loom on juba teel, on hilja juba. Toon ühe veel hea näite meenus praegu, et võib-olla kuuled saad aru, mis meie jaoks need targad teed tänane seis on, siis et võtame värskelt avatud Kanama liiklussõlm Pärnu maanteel seal Saue linna külje all, siis seal on näiteks niimoodi, et meil saab kiirusi jälgitakse sellega, et kuidas autod rampide pealt tulevad. Kui autos ei tule, on kiirus suurem, nii kui rampi pealt tuleb auto, siis lähete kiirust alla. Et ta lihtsalt jälgib seda nii-öelda autode liikumist, et tänu sellele saab ka kiirusi reguleerida. Just, ja ma lisan siia selle targa tee juures veel tegelikult juurde, et tegelikult see väljapaistev autojuhile, väljapaistev osa sellest targast teest tegelikult on üldiselt natuke nagu pisem. Hea tark tee on tegelikult see, kus kasutaja selle peale ei pea mõtlema, aga ta saab sellest nii-öelda vilju nautida. Olgu see libeduse teemad, olgu need kõik muud teemad, olgu tee seisukorra teema. Et see on nagu targa teema osa, et see tegelikult see taust seal on veel suurem, kui tavakasutajale paistab. Ja eriti on veel see, kui veel liikleja veel tajub seda seost ka, et ta tundubki, et see liiklusmärk ongi õige ja vastab, et siis kui see sümbioos tekib, siis on veel eriti hea nagu. Teehoolduse mõttes ka see tark tee midagi on juurde andnud viimasel ajal? Kindlasti, et ma ei kujutaks täna ettegi teehooldust, et meil oleks ilma radareid või kattes erinevad andureid, et ma tänapäeval ei kujutaks seda teehoolet teistmoodi ettegi. Aga need andurid, me räägime ikkagi jätkuvalt nendest suurtest põhimaanteedest, eks ole, mitte ütleme natuke juba tee pealt trassilt kõrvale keerad, siis see tee enam nii tark ei ole. Valdalt jah, aga ega siis ehk siis selle järgi saab ka ju muude piirkondades seda ilma nii-öelda ennustada, et ega ilmselt ei ole mõistlik igale teele panna need andurid, et see on selle ülapidamine on ebamõistlikult kallis lihtsalt. Jaa, absoluutselt, et selles mõttes, et nagu ka Mart välja tõi, eks ju, et tihtipeale, kui meil on hea süsteem mingis teatud piirkonnas, siis see näitabki selle piirkonna ilma, et me võime eeldada, et kuskil teel läheb asi nii-öelda pahaks, siis me peame ka teiste teedega rakendama. Aga siin tuleb ka välja see teede seisutasandmed, et Eestis ei pea olema talvel igal pool lume ja jäävaba, et seda tuleb jälgida ka, et põhimaanteed sellepärast saavadki selle tarkus enda juurde, et seal on see ajakriitilisus kõige tähtsam ja inimeste liiklusvood kõige suuremad. Aga jah, kõrvalmaantel kindlasti, et tali on tulemas, inimesed kindlasti peaksid olema tähelepanelikud, jälgima oma sõidukiirust, enda sõidumanöör, et sellest ükski digitaalne lahend ei ole nii tõhus kui see. No te ütlesite, et see nutikaks tegemine selle tee projekteerimisel või tee ehitamisel ei ole nüüd kõige suurem see kulukomponent, et ma mõtlen neid muutuva infoga liiklusmärkegi, et kas neid on siis väga keeruline panna, ütleme sinna Tartu poole edasi minna, kui Tallinna poolt vaadates, et kus enam ei ole 2+2 maanteed, aga äkki selline tark liiklusmärk annaks ka seal mingit efekti juba? No võt, kui ma ütlesin, et suurest ehitusest ei ole ta suur kulu, et kujutame ette, et üks 10 kilomeetri, ütleme 1 kilomeetri 2+2 tänapäevase mõistes normaalse 2+2 ehitamine sõltub väga asukohast ja nii edasi, ütleme suurusjärg seal 5,5 kuni isegi võib-olla 7 miljoni, 6,5 on selline klassikaline, siis sellest maksumusest loomulikult need targad liiklusmärgid ei ole suur summa, aga oma olemuselt hakata ta lihtsalt panema, tegelikult see kulu on väga suur, et see nii kummaline kui see ei ole, siis selle märgi asukohast sõltub väga palju see hind võib olla täitsa vabalt, ühe märgi hind võib olla täitsa vabalt 100 000, 200 000, et selle ehitamine on väga kallis ja ülapidamine samamoodi, et kõik sõltub, kus on liitumispunktid ja nii edasi, et see võib olla päris kallis, jah? Ja no ma olen lihtsalt siin inimeste reaktsioonide pealt, praegu tuleb meelde lihtsalt, öeldakse, et pagunan liiklus selle kaamera saate üles pandud nagu niksti, eks ole, aga sinna märki ei saa nüüd, eks ole, mis võib-olla annaks isegi paremat efekti, et no tegelikult tuleb ka siin Transpordiameti natuke tunnustada ka, et tegelikult on ju pandud ka, et Põltsamaa ümber tegelikult on need nii-öelda plafoonid või need ekraanid olemas, mis annavad siis teada, kas on vesi, libedoht, loomad liikvel või mis iganes sellised märke pannakse, aga tõesti, nagu Mart välja tõi, eks ju, et eks nad peavad natuke nagu selles mõttes planeerima, et lihtsalt minna märki täna panema selleks, et võib-olla 5 aasta pärast see tee täitsa ringi ehitada, sellel tegevusel pole nagu mõtet, et siin tulebki neid ressursse vaadata, et tehke pigem asju koos, tehke pigem asju hästi, ma arvan, see on kõigile lõpuks nagu võitlik.
kas seda efekti ei ole, mis on siin mõnendes suurlinnades jällegi tavainimese jaoks võib-olla mõistetamatu, et ehitatakse mingi, ma ei tea, ristmik või magistraal siin puhtalt ümber, eks ole, ja siis natukese aja pärast tuleb mingi teine ettevõte, kui lööb uuesti kopa sinna värskesse asfaldisse, kaevab ülesse, sest mingi toru ununes panemata, mingi juhe, mingi, ma ei tea, valguskaablit üldse ei mõeldud sellel hetkel. Et kui paljud projekteerite ju neid teid ja asju, et te ikka teete selles mõttes ka targalt, et ei tule järgmine mees kuskil kanalisatsiooni paigaldama sinna. No loomulikult, eks me üritame ja siin digitaliseerimine ongi selles osas, ma arvan, üks väga suur tööriist, mis aitaks meil neid probleeme vähendada, et jah, sellised probleeme ikka tekib, et tihtipeale see on inimestel tundub küll, et see sama töömees tuli tagasi ja kaevas oma eelmisel nädalal tehtud töö üles, aga tegelikult seal taustsüsteem on see, et see on võib-olla erinev üldse asutus, ettevõte ja sealt kuskilt on see info mitte nagu liikunud, eks ju, et siin tuleb alati nagu sügavamalt vaadata, aga loomulikult alati me üritame teha ära võimalikult mõistlikult niimoodi, et kui keegi seal samas piirkonnas tahab mingid sarnased asju teha, kaableid edada või midagi, siis tehakse koostööd, selleks on omad protsessid ja nii see peabki käima, aga jah, kõiki asju me vältida ei suuda. No ma nii palju lisan, et üldiselt see, eks mure on teada ja see puudutab vähem Transpordiametit, sest meil on asula lõike vähem ja seal me üldiselt, kui midagi teeme, siis me mõtleme kõik asjad läbi, aga lihtsalt selle müüdile ma tahaks natuke kaitsta kohalikke omavalitsusi, et ega see nii ei ole, et nad lihtsalt ei oska ega tea, ega lihtsalt kaevad üle, et järgmine aasta avastavad, eks see sõltubki täpselt, mis tehnovõrgu on tegemist, kuidas need ettevõtted on oma parendustöid ja arendustöid siis planeerinud ja mõnel juhul ongi see, et on kõik läbi mõeldud, tuleb mingi avarii olukord, ongi vaja mingi asi, mille ümber ehitamist plaaniti 10 aasta pärast, on vaja varem tulla, et eks seal on omad põhjused, et ma küll ei usu, et keegi lihtsalt raiskab raha, ma ei taha uskuda seda. Ei, seda jah, kindlasti pole ja seda, et aidata neid konflikte välitada, olekski hea kui see, kui meil oleks selline ühine ehitusinfo andmebaas, eks ju, siis see aitaks vältida, et me näeme. Aga meil ei ole seda? No, eks ta kujuneb jah, et... Ja, ma tahtsingi sinna jõuda, et kuulajatele ka ju märku anda, et ega see tark tee ja digitaliseerimine teie valdkonnas ei tähenda ainult seda füüsilist teed ju. Et lõppude lõpuks see sama on võib-olla ka vaatad olulisemgi, et need andmebaasid oleks omavahel ühendatud ja et ei tehtaks topelt raiskavaid selliseid liigutusi, et see digitaliseerimine on natukese laiem mõiste vist kui ainult tee ehitus kui selline. Ma arvan, siin isegi võib-olla oleks mul endal huvitav kuulata, mida Eno ütleb, aga et ma tean Transpordiameti poolt, et ega nende arendused on väga ajamahukad ja väga-väga kallid, et need ei ole üldse nii odavad arendused ja isegi kui me siin proovime võtta siin teiste riikide peal snitti, siis see on nii suur tükk, mida nemad arendavad, et meil lihtsalt nii- öelda ressursi puudus on tihti nende arenduste jaoks, et me kuidagi hakkame vaikselt mingite kiilukastega pihta ja proovime seda lahendada, aga see mure on meil teada, et see ei ole mingi üllatus, et ongi need andmebaasid, võtmesõnad, kuidas nad omavahel liidestuvad ja kuidas nad suhtlevad ja et seal on veel arenguruumi, ma tahan sinna jõuda. See nagu Eno ütles, see on, ma ütleks isegi väga suur alused üldse, et hiljem täpselt, et kuidas sa ka haldad neid, et kõik andmebaasid alastes projekteerimiseni, ehitamiseni ja hiljem ka haldamiseni, et see on väga oluline. Aga kes meil muide selle eest vastutab, kas Transpordiamet ise ei peaks seda juhtrolli hoidma, et need andmebaasid oleks ühendatud? No lihtne näida Transpordiamet, aga... Ei, alati on teie kaela kõik asjad maailma hädad ajada. Justkui jääb mulje, et meil on kogu maailma raha meil Transpordiametis, aga tegelikult peale Transpordiameti on ka väga palju kohalikke omavalitsusi, kes samamoodi seda vajavad, et Transpordiamet on ainult üks osa sellest, küll võib-olla silmanähtavalt kõige suurem, aga tegelikult on Tallinn, Pärnu, Tartu, kõik kohalikud omavalitsused, kõik vallad, linnad ja eks siin on erinevad ülesanded, teeregistrid, ehitusregistrid, kuidas need liidestuvad, andmebaasid, ma ei tea, geoloogia, geodees ja kõik andmebaasid, kuidas nad suhtlevad omavahel, et see hõlmab väga paljusi asutusi, et nüüd öelda, kes see täpselt see juhtroll on, kohati ei olegi nii lihtne, et kõige lihtsam on öelda, et Eesti riik või ministeeriumit, aga milline ministeerium juba läheb raskemaks? Just täpselt, et see võib-olla vajakski lahendamist, aga seda me hakkame siin järgmistes saadetes siis kohe jälle uurima ja puurima, et kuidas ikkagi saaks seda poolt paremaks, mis ma kujutan ette, teeb teie elu ka palju lihtsamaks. Jah, selles mõttes projekteerijal ka ikkagi, kui alusandmed on usaldatavad, nad on digitaalsed, eks ju, siis meile ju otsused ja kalkulatsioonid on oluliselt täpsemad ja oluliselt paremad, et väga halb näide on lihtsalt see, kui projekteerid midagi ja see ehitusel et siin oli ka veel midagi, eks ju, midagi väga olulist, mida me isegi ei teadnud, et
nii on ja eks me sinnapoole lähme ja nagu Mart ütles, see ei ole lihtne samm, et siin on mitu tahku juba ainuüksi, et see esimenegi samm ära teha, eks ju. Et mida ma küll loodan, et mille me äkki saame ühel hetkel nagu piiri selles mõttes peale, et ei ole need võrgud, mis täna või taristu, mis on loodud, aga kõik, mida me loome täna juurde, et see saaks digitaliseeritud, see saaks ühele standardile viidud, et siis me vähemalt ei likvideeri küll olemasolevat probleemi, aga me ei võimenda olemasolevat probleemi tekkimist tulevikus ja siis samm-sammult sealt pealt hakkame edasi liikuma. Mulle see mõte hästi meeldib, et tihti on see, et öeldakse, et et me ei saa teha, et mis me nende vanade andmetega teeme, las need vanad andmed olla. Et hakkame tõmbama joone, hakkame kuskilt pihta selle tegemisega ja miks on see ka veel hästi oluline, on enda poolt öelda nii palju, et kurb on see, kui mingid asjad, mingid miljonid või 10 miljonid sõltuvalt sellest, kas keegi mäletab midagi. Et see ei peaks niimoodi olema, et isikutest, et mingi isik läheb töölt ära või siis kaob malu ära või kuidas asutused, et üks, ma ei tea, kohalik omavalitsus planeerib midagi ja riik planeerib midagi, siis me ei tea, siis me tohutu ressursi sinna paneme, teadmata, et üks teeb ühte, teine teist, et sellepärast see digitaliseerimine hästi oluline, et aitab tegelikult väga-väga palju kokku hoida nii, mitte ainult raha, vaid tegelikult ka meie inimressursi ja tööressursi probleeme. No ma väga loodan, et selle teemaga tõesti tõsiselt ka tegeletakse. Kui nüüd teede juurde korraks veel tagasi tulla täpsemalt, et siis ma loen siit sellist asja, et on toimunud teede planeerimisel selline mõtteviisi muutus viimasel ajal, et ei lähtuta enam ainult liiklussagedusest, vaid ka funktsioonist ja eesmärgist tee puhul. Mida see tähendab? Siin ma saan olla väga õnnelik mulle hea meelt seda luges seda lauset, see on üks, ma ütleks, minu mingi, mitte ainult minu personaalsed, aga vähemalt peaaegu 18 aasta töö tulemus. Et miks ta on oluline on see, et varasemalt me tõesti lähtusime ainult liiklussagedusest. See on niisugune Nõukogude Liidulik lähenemine. Ma ei ütle ainult Nõukogude Liit, aga lihtsalt ta meile tuli Nõukogude Liidust. Ja Lääne-Euroopa just lähtub funktsioonidest, ehk siis oluline ei ole liiklussagedus, vaid funktsioon, mis on seal tee eesmärk, ehk see tähendab seda. Ja kõige lihtsam näide võib-olla, mis mul alati toon näiteks selleks selgitamaks, et kui me vanasti lähtuti liiklussagedusest, kui liiklussagedus oli üle 14 000, siis pidi tegema kiirtee. 120 km/h kiiruse, suure kiirtee. Aga nüüd mõelge näiteks tee, mis läheb Viimsisse või Tabasallu. Kas seal peaks sõitma 120-ga, nii et ühtegi ristmikku kuskil midagi ei ole nagu, ma arvan, et kõik mõtted, nalja teed, aga täpselt see vana norm nii käskis teha tegelikult. Ja mis on naljakam, et me teame seda, mida linnadele lähemale me jõuame, seda tihedamaks liiklussagedus läheb. Aga loogika on just vastupidi, et mida lähemal linnade jõuame, seda rohkem võiks kiirust alla tulla, et ristmik on rohkem, liiklussagedus on rohkem. Ehk see vana norm tegelikult töötas hästi palju iseendale vastu. Ja sellepärast me võtsime üle kogu, mis on Lääne-Euroopas, ehk teel on funktsioon, kui ta on põhimaante, tal on mingi roll ja eesmärk, ja tugimaantel on, et sa hakkad kõigelt sellest funktsioonist, mis talle see tee roll on, siis sa vaatad sellest funktsioonist lähtuvalt kiirust, mis tal peaks olema, et selle tee funktsioonil on ka mingi lähtekiirus nii-öelda, ja siis sa teed kujundadki siis viimasena alles, mis see liiklussagedus on, aga see ei ole esimene ega teine, vaid nii-öelda viimane alles. Et seda liiklussagedust enam nii väga arvesse ei võetagi. Kurb lugu selles mõttes, et ma tean täitsa konkreetseid juhtumeid, kui kuskile selline maapiirkonda pannakse need, mis need trossid või traadid seal maas on, eks ole, kust üle sõidetakse, mis mõõdab seda liiklussagedust, siis saadeti terve küla üle sõitma nendest edasi-tagasi, et näidata, et seal on väga tihe liiklus, sest muidu vastasel korral ei tehta sinna mingit normaalset teed. Ma nii palju parandan, ei sõltub ikka liiklussagedus ka, et näiteks, et kas me teeme teekattete alla või mitte, seal sõltub ja lihtne number on ka see, et kas kui on auto siin üle 500 või alla 500, siis sellest sõltub näiteks, kas teeteljel on see teljemarkeering või ei ole, näiteks, et sealt sõltub tee parameetrid, et päris nii ei saa öelda, et liiklussagedus ei sõltu, aga ma ütlesin, et ta ei ole esimene ega teine, vaid ta on, ütleme see 3., 4. Nii et külamehed ja naised võivad edasi-tagasi kukkuda sõitma seal küll, et äkki saab siis parema tee endale. See on päriselt näide elust enesest ja ma ei tea, kas see nagu tulemust ka lõpuks andis või ei andnud, aga kuhu ma tahan jõuda, on see, et kui see liiklussagedust võtta arvesse teede juures, siis on üks hea näide ühest kohalikust omavalitsusest, kus inimesed pidid ühest külast, et saada linna nii-öelda või sinna lähemasse asulasse, sõitma 10 kilomeetrit ringi kogu aeg, sest see tee, mis otse läks sinna, mis oli 10 kilomeetrit lühem, see ei olnud sõidetav, see oli täiesti tuksis omadega. Ja siis kohalik vallavanem oli öelnud, et ei, aga mis me seda teed peame korda tegema, seal ei sõida ju keegi. Et kui seal ei saa sõita, siis kuidas sa nagu siis lähtud sellest otsusest, saate aru must, et see on ju nagu veider. Tee see tee korda, ma tahan näha, kes 10 kilomeetrit ikka ringi sõidaks siis kogu aeg. Et... ma nii palju saan vähemalt, ilmselt ma tahan öelda, et see ei olnud Transpordiameti idee siis järelikult, et riik õnneks just seesama mõtteviisi muutus, et kui me vaatame võib-olla parema näite,
et vanasti, kui me läheme ajas, ütleme 15 aastat tagasi, siis oli see, et pole mõtet kergusteid teha, et seal ei ole ju kedagi tee ääres. Aga kui sa vaatad, miks need ei ole seal, sellest, et ohtlik on olla. Et tegelikult täna me ei mõõda, et mitu inimese kõnnib, vaid me arutame potentsiaali, et kui suur võiks olla see potentsiaal nende jalgratturitele ja jalakäijatele ja siis sellest me lähtuvalt kavandame tegelikult, et see, me saame aru väga hästi, et kui see täna on ohtlik seal olla, ega siis rattaga ei tahagi see keegi olla, aga see ei tähenda, et seda potentsiaali ei ole seal nagu. Ja just, ja tulles selle sama näite juurde tagasi, eks ju, et vanasti pandi siis inimesed üle kaabi sõitma, et sellel tegevusel, ma arvan, tänasel päeval, ma arvan, Mart isegi nõustub, pigem on väiksem mõju selle uue normi ja selle uue mõttelaadiga lähtudes, pigem nendel inimestel tasuks tulla ja rääkida, mis neil täpselt siis vaja on. Ehk siis me saaksime selle läbi neid rohkem kaasata sellesse projekti, leida neile parimad lahendused ja nii edasi. Et see tõesti see liiklussagedus on nagu üheks argumendiks, aga mitte kõige tähtsamaks, et nad saaksid oma aega ka kulutada palju-palju paremini kui lihtsalt sõites. Ja eks hästi raske, mis mõjutab ka, on see osa just, et näiteks räägime hästi lihtne asi jälle, mis annab konteksti, ütleme kerguste tunnelid näiteks. Et kui me läheme Tallinnast välja, siis hästi palju on see, et on ohtlik ongi üle minna, ma ei taha öelda, et ei ole ohtlik, ikka on üle tee ohtlik minna, aga siis väga palju soovitakse kerguste tunneleid, aga tegelikult meil on Tallinna ümbruses on liiklussagedus, ütleme kohati 5 või 10 korda suuremad, ja kui me nüüd hakkaksime igal poole tegema, siis lihtsalt ei ole neid rahasi vahendeid, et igal poole siis seda teha. Et see riik peab tegema mingid otsused. Õnneks ma tahan öelda, et Transpordiamet jälle planeerib nutikalt, et meil ei ole ainult see, et ainult liiklussagedus, vaid me vaatame ka üle Eesti elu oleks, et ma väga seisan selle, mõtlema oleks väga kurb, kui kogu Eesti elu oleks ainult Harjumaal ja Tallinnas nii-öelda. No paraku see trend meil ei ole veel kuhugi kadunud, et eks ta ikka kipub nii olema. Ja see on selline, aina kiirenev, tobe lugu, eks ole, et sa teedki, vaatad, siin on rohkem rahvast, siis sinna tuleb rohkem raha suunata, neid viadukte, kergliiklusteid, asju teha, seda vähem jääb raha teha sinna, kus on hajaasustus, eks ole, ja siis seda rohkem inimesed koonduvad jälle sinna linnadesse. See oli see, kus ma tahtsin just öelda, et meil õnneks me otsime seda tasakaalu, et ei ole ainult see, et on autonumber või inimeste arv, ma ei ütle, et see ei ole oluline, on küll oluline, aga see ei ole ainult see kriteerium, et me vaatame ka natuke regionaalsust ja maakondi ka ikkagi, et me üritame seda tasakaalu hoida, aga alati võib öelda, kuidas kellegi meeldib, et kas see tasakaal on õige või mitte, see on puhtalt maitse küsimus juba nagu, et no minul külaelu fanaatikuna on väga hea meel sellist juttu kuulda ja ma loodan, et see ka maainimestele füüsiliselt hakkab silma paistma, et ei teki sellist mahajäetuse tunnet, et meist ei hooli siin keegi ja mis minagi siin siis enam pingutan, et lähen ka ja saade on meil digitaliseerimis, ma ütlen, et digitaliseerimine minust, ma ütlen, see on nagu päästerõngas, et aitabki maaelu elada, et sa ei pea olema füüsiliselt kontoris, saad teha igalt poolt tööd ja ka see aitab maaelu, et see digitaliseerimine ei ole ainult halb, vaid väga positiivne. Ei, see on väga positiivne, selleks oleks vaja korralik valguskaabel, et normaalne internetiühendus oleks ja see on kusjuures, ma kujutan ette ka teede digitaliseerimisel vastu tähtis, et kas teed on tänapäeval internetis? Sõltub, millest me räägime ikka ja järjest rohkem, nagu ma just ütlesin, et tulevik, me teame, et tulevik on see, kus ilmselt, et kujutage ette, kui loom läheb üle tee, siis tee võiks olla juba nii tark, et sul kuvab juba tee peale hoiatust, et põder tuleb üle tee nagu. Et see on see, kuhu see ilmselt ühel hetkel kuidagi jõuab, nagu ma täna ei oska veel öelda, kuidas, aga juba siin ka isegi meil Eestis, Tallinna Tehnikaülikoolis, TalTechis, siis tegelikult juba arendatakse tarkasi katteid ja kattematerjali, nagu mis annavad värvi lahendus, et see tulevik on see, kus tee hakkab sinuga suhtlema ka nii-öelda. Ja siin ma tahan Mardile veel täiendada, et tegelikult ka tehnoloogilised vahendid, mis meil teel liiguvad, olgu selleks autod, bussid, need ka arenevad ainult edasi ja need hakkavad ka järjest rohkem tegelikult selle taristuga suhtlema ise. Ja võib-olla enam tulevikus ühel hetkel kuvatakse sulle see asfaldi peale, aga tegelikult kuvatakse sulle autosse see asi, eks ju välja, et näed, üks hädaoht on sees, eks ju, et sa pead kiirust alandama. Et ka sellised asjad tegelikult on nagu võimalikud ja ka seda peab taristu võimaldama. Tänapäevased autod ju neid märke ka oskavad lugeda juba ja kuvada autos ka, kui täpselt nad ja õigesti nad seda teevad, natukese arenguruumi veel on, aga siiski see ei ole ju ka nüüd mingisugune ma ei tea, 20 aasta, 30 aasta pärast olev teema, vaid juba ikkagi täna. Ja ma just arvangi, et autoga hakkada ennem suhtlema, et see viimane samm on see, kus veel juba tee peal antakse, et autoga ma arvan, et need juba täna on kogu Euroopas sellega väga tegeletakse sellega ja need nõudeid töötatakse välja, et kõik liikmesriigid ikkagi teeks juba niisugust taristust, mis võimaldavad tulevikus autodega suhelda rohkem. Ja just, ja see tagasiside ka, eks, mis auto sulle võimaldab anda, et kuskil, kas ma nüüd võib-olla eksin riigiga, aga ma tahaks öelda madalmaades kuskil oli, et tegelikult ka see liikluskasvatus tegelikult hakkab tulema sul võib-olla ühel hetkel läbi selliste märkide ja selliste digitaalsete süsteemide, kus siis linnaline liikluskeskkond premeerib
nii-öelda viisakat käitumist ja seadustest kinnipidavat käitumist ja samas nii-öelda, kuidas ma ütlen, siis karistab või takistab liiklusrikkumisi. Ehk siis mis ma sellega mõtlen on see, et kui linnas keegi liigub, ületab natuke kiirust, eks siis järgmises vooris tõenäoliselt talle kuvatakse punane nii-öelda tulekesed ja ta liigub võib-olla edasi oma tee peal punases laines, välja arvatud rohelises laines. Ja no meil on nüüd, te olete keeranud, või ma ei tea, kes need on keeranud, need liikluskaamerad ja kõik asjad ju nii viimase vindi peale, et 2 kilomeetrit tunnis kiirust ületades saad juba korralikult trahvi. Selle kohta just hiljuti oli väga huvitav konverents, oli Leedus oli siis Balti teede konverents ja seal just hästi oli näha, kus leedukad rääkisid oma kogemustest nendest kaameratega, et kui nad alustasid, tegelikult see läheb kokku soomlaste põhimõttega ka, et kui soomlased alustasid ka, ma eksin numbriga, oli see 3-4, mis nad nagu üle võisid, siis tegelikult inimesed õpivad ära täpselt selle trahvipiiri ja ületad täpselt sama 3-4. Kui Soomes tõmmati 0 peale, et siis sõideti kõik täpselt õige kiirusega. Leedukad alustasid sama asjaga algul, mõtlesid, et teevad oma moodi, kuni 10 üle nad ei trahvinud. Ja tegelikult, mis seal näitas, nad tegidki ettekande, kuidas ma valmistan ette, et üle 2/3 väga valdav, minust oli mingi 80% isegi, sõitis täpselt see 10 üle. Ehk inimesed, ma mõtlen, et see, et tegelikult ta peabki 0 alates esimesest trahvimas, et inimesed õpivad täpselt selle trahvipiiri ära, nii et kokkuvõttes see, et me loodame liiga palju, et inimesed mõistvad, elu näitab, et inimene ikkagi täpselt dimensioneerib oma kiirumist selle, mis ta saab. Kindlasti see on mõtteviisi küsimus jah, et lihtsalt eks inimene on ikka inimene seal roolis ja see jalg ei ole ju puust või ma ei tea, mingisugune robotjalg seal, eks ole, et see 2 üle, ma ei tea, võib-olla ei ole nagu nüüd piisav põhjus veel, aga kus seda piiri tõmmata? Jah, aga nagu ma ütlesin, et kui me paneme et 2 üle, siis kõik sõidabki 92, näiteks nagu, et sa võid see piiri tõmmata ükskõik. Ma tahtsin lihtsalt ühe veel näite veel, mis mulle endale hästi meeldib, et kuidas on juba järjest lähitulevik, ma ütlen, see on lähitulevik ja võib-olla osaliselt juba olevik, on see, et kujutage ette, sõidate kõrva maantee peal oma autoga ja teie ABS-i andur näiteks saab aru, et tee on libe. On mingi koht on libe, ükskõik mille pärast. Ja siis te sõidate edasi ja vastu tuleb auto ja teie auto annab selle vastu tuleb auto infot, et nüüd 50 meetri pärast on tee libe. Ja auto juba oskab seda ennetada. Teil on see info. Vaat see on see tulevik, kuidas need põhimõtteliselt nagu veis ju täna võimaldab ainult, et veisi pead ise käsitsi panema täna neid ohuasju. Aga mõelgi, kui autod teevad taustaks seda ja teine auto on valmis selleks, sa juba tead seda, et see on see tulevik, kuhu me kindlasti liigume. Ja eriti on see loomade puhul teel vist ka täitsa tore lahendus, et kui auto ise, sa ei jõua ju seal sellest ohtlikust olukorrast ise napilt pääsedes, eks ole, hakata kuhugi midagi sisestama. Ja sa pimedas võib-olla ei näegi, aga auto näeb ja annab teavitust ka järgmiste autod ettevaatus, siin on loomad, et selles mõttes on väga palju, mina olen väga palju positiivsest sealt digitaliseerimisest nagu. No muidugi ma ei saa siit teemast üle minna enne, kui me räägime siis seoses sellega ikkagi sellest andmekaitsest ja taostest asjast ka, sest juba need keskmise kiiruse mõõtmised on tekitanud sellist suurt poleemikat meil ühiskonnas, et nüüd tõesti selline jälgimisühiskond käib ja ma ei kujuta ette, mismoodi te seletate ära siis kogu selle kupatuse, millest me just rääkisime, eks ole, et seda autot tee jälgib nagu igal jumala sammul ja kas või see sama kiiruse teema, et siin ristmikul sõitsin nõksu kiiremini, järgmises näitab mulle punast, eks ole, või see on ju totaalne jälgimisühiskond. Kuidas te sellise teemaga toime tulete või te näete, et üldse on võimalik toime tulla? Mina arvan, et teiste Euroopa näitest on ikka võimalik, et eks see on selline mõtteviisi küsimus, et mina isiklikult seda üldse nii dramaatselt ei näe. Ma siis väga pooldan keskmise lõigu kaameraid, ma näen seda igal pool mujal väga suure eduloona ja efektina nii-öelda. Ja et see auto fikseerib, et ma alati mõtlen seda, et kui kellelegi mureks, et keegi teab täpselt mu auto asukohta, siis ma mõtlen seda, et ma täna siia tulles ka parkisin mu auto Europargis ära. Ma fikseerisin ära mu auto asukoha juba. Kas see on mure? Kui ma kannan telefoni kaasas, tegelikult on kogu aeg on teada, kus ma olen. Kui te lähete autoga Hiiumaale või Saaremaale või Muhusse, te ostate praamipiletit, jälle on teada, et tegelikult neid kohti on nii palju. Nüüd sellest, et kellele see teada on ja kuidas need andmeid kasutatakse, aga siin on see usalduse küsimus, et kui ma usaldan, et neid andmeid ei vaata, ma ei tea kes, ja ei või minule, ma ei tea, tekitada mingit pahatahtlikult midagi, eks ole, siis ei ole midagi häda. Siis see ongi see, mis ma alustasin, et mulle meeldib tegeleda, mitte vastu töötada, vaid tegeleda lahenduste leidmisega, ehk siis panemegi fookuse seda, et kuidas teha need andmed
usaldusväärseks, et ma ei pea muretsema, et kes neid vaatab, et tegeleme selle probleemiga, aga mitte lihtsalt ärme tööta vastu, et äkki keegi andmed vaatab, aga siis keskendume selle, et kuidas jõuda sinna, et ei saaks andmed vaadata. Nagu. No ma arvan tulevikus tegelikult selles kohas ka kindlasti arengud lähevad nagu edasi, et tõenäoliselt tegelikult keegi neid autoandmeid sul vaatama lihtsalt ei jää, seda datat tuleks lihtsalt nii palju, et sealt andmemerest leida üles konkreetne isik, see on kindlasti võimalik, eks ju, mingite kindlasti parameetrid alusel otsida ja filtreerida infot, aga see on ikkagi päris nagu suur töö, et eks ta on mõttemaailma muutus, eks ju, kunagi aastad tagasi, eks ju, ka kaamerad, kui neid hakati linnapilti panema, eks ju, mõned inimesed kartsid, eks ju, et see nüüd hakkab meid pildistama ja siis keegi jälgib meid, eks ju, aga samas selle juures on ju see ka, et tegelikult kõigi turvalisus tõuseb. Kui midagi tõesti juhtub, siis me saamegi selle kriminaali või kellegi kätte sealt, eks ju, et see on alati kahe teraga mõõk, kindlasti seda probleemi ei ole vaja sellest nagu kergekäeliselt suhtuda, ma arvan inimeste mure, et neid keegi jälgib, eks ju, seda me oleme ju kuulnud, eks ju, et meil on siin ka geopoliitiline olukord, eks ju, kes võib-olla tahab selle pealt arvutada, et me oleme ju kõik ju mobiliseeritud vägi nii-öelda, eks ju, ja siis kui nad näevad, et issand jumal, inimesed koonduvad kõik ühte kohta, eks ju, võib-olla ennem kui me oleme mundrisse jõudnud, juba saame mingi raketi kaela, eks ju. Aga mina leian ka seda, ma olen Mardiga selles mõttes nõus, et need probleemid tuleb lahendada ja lahendus ei ole lihtsalt vastu töötamine, vaid vahendus on lahenduse reaalne leidmine, et see on see viis. No ma mõtlengi te näite, et ma ise mõtlen, ma kasutan väga palju Waze'i, tegelikult, et ma siis justkui nagu Google'it usaldan. Tegelikult Google teab väga täpselt, kus ma olen, kus ma liigun, et seda ma nagu justkui nagu usaldan, nagu, et Eesti riiki ma siis ei usalda. Oi, Mart, Google teab juba, mida sa sööd, kus sa trennis käid, selles mõttes. Kellega sa käid? Et mõtleme selle peale, kuidas siis neid tehagi nii, et oleks turvaline ja mulle näiteks väga meeldib, mida ma ka aega, et taoliste küsimustega see diskussioon on väga palju, siis ma toon ka näite, et mulle meeldib, et Eestis on see, et ma saan vaadata, meil on see andmejälgi, et ma saan vaadata, kes mu andmed vaatab. Ja ma saangi siis teha arupärimised, miks keegi on vaadanud, küsida ja kui keegi on need ebaõiglastel alustel, siis ma garanteerin, töötas ise Transpordiametis või nii-öelda avalikus sektoris, et nendesse ei suhtuta üldse kergekäeliselt, kui keegi vaatab andmeid, mida ta ei peaks, see on ütleme nii, et see on päris karm rikkumine on, et ega see võib täitsa vabalt ka inimene, võib-olla leebel juhul nii-öelda lastakse lahti, aga võib-olla veel suurem tagajärgid. See kindlasti ei ole, riik ei suhtu nendesse ükskõikselt, kuigi võib jääda mulje, aga nii see ei ole. Nagu, et... Ja minu teada ka, kui isegi mingid ettevõtted lekitavad täna andmeid, eks ju, siis meil on ju juhtumeid, kus saadakse trahvi selle eest, et selles mõttes, et seda süsteemi tuleb arendada, seda süsteemi tuleb tõhustada ja ma usun, et tegelikult see inimfaktor seal taga, et inimene saab neile ühel hetkel ligipääsu, väheneb, pigem ongi digilahendused, mis ise analüüsivad ja siis muudavad ise nii-öelda taustal meie enda elu turvalisemaks, andes meile siis ohuhinnanguid või mingeid teateid. No liikuvus kui selline on üks selline, ma ei tea, peetakse põhiõiguseks, eks ole, et inimesed vabalt saavad ka üle riigi piiride minna ja kujutan ette, et Euroopa Liidu üks selliseid suuremaid promo asju omal ajal oligi ju see, et ei pea enam viisasid taotlema ja piirivalvega seal rahalisi soe käepigistusi vahetama, eks ole, ja nii edasi, et aga nüüd me täna räägime ikkagi sellest Skandinaavia mudelist siin, kus ma ei tea, 80 kilomeetrit tunnis hoopis maanteel maksimaalselt võiks tohtida sõita. No kuhu me siis niimoodi nüüd jõuame, teed muutuvad justkui nutikamaks, paremaks ja autod ja sõidukid ka kõik asjad, eks ole, ja nüüd ma tõmban hoopis seda kiirust allapoole, mis ju tekitab vastupidise efekti sellele kiirele, turvalisele punktist punkti jõudmisele. No siin on lihtsalt üks, nii-öelda, tegelikult ei ole kurb, vaid positiivne asi ka mängimismängud kurb fakt, et kogu maailma ja ka Eesti andmed näitavad, et kiirus on see, mis põhjustab surmasi ja on see kõige suurem faktor seal nii-öelda. Vot ma kohe intrigeerin siin, kas on kiiruses asi või on tee olukorras asi? Kiirus, ütlen ausalt, et kiirus. Just väga lihtne põhjus, et kui ma tegin, kas või magistritööd tegin kunagi, siis analüüsisin just neid samamoodi kiirust. Ma otseselt ei keskendunud kiirustele, aga see oli üks mu analüüsi osa ja tegelikult ei näha neid teid, mis olid ennem, kus oli 50 lubatud, me tegime ta korda ohutumaks ja tõstsime kiirust ja hakkas rohkem õnnetusi juhtuma. Ehk siis mitte küll igal pool, aga see tendents paistab kohe silma, et kiiruse tõstes hakkab rohkem juhtuma. Et see lihtsalt nii on. Võib-olla tõesti ühel hetkel autod on nii targad, et ta ei võimalda õnnetusi, aga täna me ei ole seal nagu lihtsalt. No siin on ka üks nagu tahk selles mõttes, et miks see kiirus on nagu oluline, et selles mõttes ka 2 kilomeetri pealt võib õnnetusi juhtuda. Lihtsalt küsimus on fataalsetes õnnetustes ja sellest tagajärgeds. Et see ju füüsikast on ka teada, see e-geneetiline võrdub MV ruut, eks ju, ehk siis kiirus on ruudus ja sealt see vahe tegelikult
lihtsasti tuleb. Aga noh, Eestis tegelikult on ka ju neid katselõike 80 kilomeetrit tunnis, kus te olete seda teinud. Minu teada Tartu-Valga maantee, eks ju, Tartust välja kuni peaaegu Nõoni on 80 kilomeetrit tunnis, et ma usun, et see on üks meede, mis minu hinnangul, mina ise ka ei arva, et seda peaks nüüd laus üle terve riigi nii-öelda rakendama. Aga kindlasti on kohti, kus seda tuleks rakendada ja see on mõistlik ju just selle turvalisuse ja muu asja kaalutlusel. No mina natuke siis võib-olla oponeerin vastu, et mina arvan, et just nimelt Eestis tuleks asulates nii-öelda 40 ja üleriigiliselt 80 ja see ei tähenda, et meil kuskil suurem kiirust ei ole, vaid me hakkame tõstma seal, kus me seda saame tõsta, ehk siis see ei tähenda, me kõik põhimõtted 80, ei, ma arvan, et enamus põhimõtted jäävad 90 ja kus on keskpiirde vahel, siis on suurem kiirus, aga just nii-öelda üleriigiliselt tuua seda alla ja miks see kiirus, me on lihtsalt ühe hea mõtte harjutuse teile, et millega ma tihti kuulen, et nii-öelda, et mul on auto hästi turvaline, hästi hea nii-öelda, siis kurb ongi see, et kipud mõtlema ainult iseenda peale. Aga milles see tihti probleem on, et kujutage ette, et te olete kõrval teel ja tahate teha vasakpööret. Ja teie tee pealt tuleb auto. Inimene ei suuda aru saada, tajuda, mis on selle auto kiirus. Läheneva auto kiirus sa ei suuda tajuda. Sa lihtsalt tead, see sõltub inimesest, on see erinev, kui kaugel peab auto olema 90 alas, 70 alas, 50 alas, igaüks teab, see on erinev, inimesed on erinev, aga sa lihtsalt tead, kui kaugel auto peab olema, et sa julgeks teha manöövrit. Ja nüüd ongi, et nüüd tuleb keegi, ütleme 90 alas 100-ga, siis tegelikult see kiiruste erinevus nii suur, et see, kes hakkab vasakpööret tegema, ta vaatab, et see kaugus on piisav, tema eksib. Teie, kes olete peateel, teil on kõik justkui kontrolli all. Teil võibki olla kontrolli all, aga kontrolli all ei ole see, kes vasakpööret teeb. Tema hindab valesti ja nii need õnnetused juhtuvadki. Ehk see probleem on tihti just, et mõeldakse liiga palju iseenda peale ja arvestada just teiste liiklejatega. Nüüd jäi vähe vaikseks stuudios, sest ma jäin ka mõtlema, et mismoodi me selle ära seletame meie kõik inimestele, sest me oleme kuidagi, ma ei tea, vist on äkki see meie ajalooline taak ka, et me oleme olnud sellises sunni ühiskonnas väga pikka aega ja nüüd, kui keegi tahab hakata meid sundima, ma ei tea milleks, eks ole, et siis sellised vabadus kui selline laias laastus hakkab nagu kõigile väga armsaks saama, et ma võin teha. Ma ütlen nii palju, et mina jälle üks hea näide, mis ma neid tuua, et tasub pingutada, et hea näide on kas või turvavöö, et kui mina olin laps, siis turvavöö, ma ei tea, kes seda kasutas. Seda poltki osata saada. Aga see muutubki põlvkondadega, et minu lapsed ei ole kunagi ilma turvavööta sõitnudki. Nad ei oskagi sõita ilma turvavööta, nad ei teagi, et autoga saab sõita ilma turvavööta. Et selles mõttes keskenduda rohkem uute põlvkondadele, küll nemad seda mõistavad ja nende elu on siis seevõttu ohutum ja parem. Ei, täiesti nõus, jah, lihtsalt ma mõtlen, siin on ikkagi selline paradoks sees, et teed lähevad paremaks, autod paremaks ja kiirus läheb madalamaks. Aga mitte igal pool, loogikat ju ei ole. Aga nagu ma ütlesingi, mitte igal pool, et seal, kus saab sõita kiirem, kindlasti saab ka kiirem sõita, et me lihtsalt toome alla neid, kus tegelikult täna ei saagi nii kiiresti sõita, et me räägime tegelikult ju sellest. Aga nagu ütlesin, kui ühel hetkel kõik on niimoodi, et inimene juhtida ei saagi ja autod on nii targad, võib-olla siis saab kiiremini sõita. Mis see tulevik toob saate lõpuks? Räägiks natukese sellisest juba ikkagi kaugemast tulevikust ka, et kui palju te täna teid planeerides, kuidas ma ütlen, siis lasete nagu fantaasial ka lennata, et mis, ma ei tea, 10 või 20 aasta pärast seal see tee peaks oskama teha. Äkki ta peaks oskama juba täna, peaks ehitama neid teid, mis oskavad elektriautosid laadida. Et lihtsalt mingisugune see ei ole ju ulme näide, vaid kuskil ju jälle on katsetatud ju seda, et sõidan ise elektriautoga, ütlen, et ei pea, saad kodus ka laadida, et täitsa piisab sellest, et ei pea tee selleks laadima. Tõenäoliselt see oleks seotud mingi magistraaliga, mingi raskemate veostega, et mida siis rekasid või midagi oleks vaja sõidu all laadida. Aga mis see tee kindlasti teha võiks, eks ju, on see, et ta arvestab igasuguse liiklusega, mis seal peal on, et need teed ja tegelikult ju lõpuks me ei kujunda lihtsalt teed, me kujundame ikkagi mingit ruumi mingile ühiskonna osale, eks ju, kas sealt liigub transiitliiklus, kas sealt liigub mõni väike laps kooli, eks ju, et sellega tuleb arvestada, see on see natuke, ma tulen siia tagasi, mis uue mõttelaadi moodus on, et me tahamegi seda rohkem juurutada, et vaadata teel funktsiooni, vaadata teed, kes kasutavad, seda peaks kõike võimaldama. Nüüd puhtalt, mis ta digilahendustes, eks ju, võimaldab, et see on täna see, mis meil teed teevad, on kindlasti lapsekingades, me oleme ka siin puudutanud neid teemasid, need suhtlused autodega, need andmete liikumine otse, see analüüsimine, et see
hoiatused tulevad ette. Et see kõik ongi see, mis ta nagu teeb. Juurde ma usun, et mis see tulevikutee tegelikult muutub, on ka keskkonnasõbralikum. Ehk siis me peame rääkima ka sellest keskkonnateemast, et meie CO2 jalajälg ehitusel on suur, vist globaalselt on ta umbes kas 26% või midagi sellist kogu CO2 heitmest, mis ta teeb. Et see on ka kindlasti teema, mida peab tulevikutee nagu arvestama, et ta ei oleks nii saastav enam, et me soodaksime seda ehitada jätkusuutlikult, roheliselt ja nii edasi. Mulle selle väga hea tähelepanek, et see CO2 puhul mulle meeldib see, et see on ka kindlasti paljudeks kuum teema, et kes nii-öelda rohepööre või mis iganes siin märksõnu keegi tahab panna, siis liiga palju, mina isegi ütlen liiga palju võib-olla nii-öelda keskendutakse selle sõnale keskkond peale, et justkui see on, hakatakse kohe vastu sõdima, aga kui ma ütlen seda sama asja, tegelikult mõtlen täpselt sama, aga ma ütlen, et me kasutame rohkem olemased materjali too kuskilt sisse ja me saame seetõttu vähem transpordikulusi, vähem kütust põletada. No iseseisvam ka. Et selle mõttes siis mõttes, see on hea, aga see ongi keskkonna, see ongi see rohepööre, millest me räägime, et mitte ainult üks, ma olen lihtsalt ühe näite, et kui seda tõlkida nii-öelda lihtsasse keelde, siis see ei tundugi nii halb, et siis see tundub, see on päris majanduslikult kasulik, nii-öelda. Aga kuidagi tahetakse võtta ainult see negatiivse poolt kuidagi, millegi pärast osad, mitte kõik muidugi. No kas see digitaliseerimine on ka aidanud neid keskkonnasõbralikumaid lahendusi kuidagi ellu juba viia ja on meil lootust siin? Selles mõttes tegelikult see keskkonna arvutamine niimoodi, et meie enda majas ka oleme sellega tegelenud. Küll on aga esimesed alles projektid, kus ka vist Transpordiamet seda nagu nõuab, et meil endal on tegelikult digilahendused olemas, kus siis peame küll neid süsteemid tõhustama, aga mõte on siis selles, et kus siis projekteerija iga oma otsuse peale tegelikult saab arvutada, mis selle otsuse CO2 jalal ja mõju oli, eks ju. Ja me oleme neid arvutanud, neid asju vaadanud, seal on ka täna, et me suudame seda nii-öelda kulu näha, häda on lihtsalt natuke selles, et isegi kui me selle numbri saame, siis me ei oska sellega väga midagi peale hakata, et kas see siis on nagu aktsepteeritav, kas see on nagu mitte, aga see on arengu tulemus. Ja samm-sammult me sinnapoole nagu lähme ja mina vähemalt selles mõttes ka, nagu see Mart tõi, et ei pea seda nii-öelda rohe nagu kuidagi möödama, et see on mingi hullus või midagi, et tegelikult hakkame väikestest ja lihtsamatest asjadest pihta ja proovime neid materjale, mis meil täna olemas on, mis on mingite teede all kinni, eks ju, kui me oleme nad digitaliseerinud, me teame, mis on need kogused seal, mis materjalid need on, eks ju, me saame neid kasutada samases piirkonnas mingi teiste objektide tegemiseks või sama asjade parendamiseks, et see on see, kus me peaksime vaatama ja ka seal on meil tegelikult täna ikkagi väga-väga palju võita. Nojah, kui me siin vahepeal saates rääkisime, et meil erinevad andmebaasidki oma vahel ei ühildu, et siis täna juba räägime isegi sellel teemal natuke nagu ulmevaldkonnast, et me teame, milline ressurss kusagil mingi tee all tegelikult meil on ja mida saaks potentsiaalselt kasutada. See ei pruugi olla ka järgmise ega ülejärgmisega ka võib-olla 10 aasta teema. Et tasub unistada suurelt, et kui meil on väiksed eesmärgid, siis me ei jõuagi mitte kuskile. Jumala nõus ja muide on ka, kostub hääli, et selle asemel, et me siin mõtleme Rail Balticut, vana head rongi siin arendada ja teha, et me võiksime mõelda hoopis õhus liikuvate autode liikluseeskirjade väljatöötamisele juba täna. Absoluutselt. Et siis, kui need tulevad ühel hetkel paisu tagant välja, siis on hilja hakata meil neid olla eesrinnas. Neid on juba olemas. Absoluutselt. Teil on varsti töö otsas. Teid pole vaja ju enam. Ikka on vaja, et kõige lihtsam näide on see, et ma usun, et inimesed kõndida tahavad. Et Tallinnas võib-olla Petersoni moodi enam ikka ei kõnni või? Et inimesed tahavad ikkagi kõndida ja tahavad ka sportida, tahavad jalgratastega sõita, et võib-olla tõesti see tee iseloom ja see muutub, aga kindlasti teed ja võib-olla tuledki lennukoridorid, teekoridorid, et ütlen see, kus nad laevad või mingid punktid, et aga ma usun, et inimesed kõnnivad ja sõidavad rattaga ka tulevikus, et võib-olla elektrimootori abiga, aga nad ikkagi nii-öelda ka sõidavad. Ei, ma ka ei usu, et selles mõttes tegelikult me ju lihtsalt ei projekteeri täna teid, me projekteerime ikkagi ühendusi ja inimesed tahavad ühenduda, eks ju, et võib-olla tõesti me ühel hetkel ei projekteeri nii palju enam teid, aga siis on vaja midagi muud, eks ju, teha ja siis me kui projekteerijad kohaneme lihtsalt uute oludega ja õpime ringi ja teeme uusi asju ka hästi. No nii see inimkond on aasta sadu tuhandeid miljoneid kohanedes üldse siiamaani välja ju jõudnud, aga ma tahtsin sinna jõuda, et ma siin Rail Baltic ei ole kõige parem näide, aga siiski, et ükskord, kui me kunagi valmis saame, eks ole, siis meil tõesti juba õhus lendame autodega, pole seda tavalist rongi vajagi enam, et lihtsalt, et kui palju teie ette vaatate ja natukese neid trende ikkagi juba täna arvestate oma projekteerimistes ja ehitamistes?
et me ei teeks liiga vanu asju, mis on pikem, ehitus on ju pikk asi ka, ega see ei ole ju nii, et täna mõtlen, homme teen valmis. Ma olen hästi nõus selle mõttega, aga me tegelikult täna põrkume hästi nõus ja tulebki vaadata, et mida jätta vahele üldse, et mitte nagu mingi sammud vahele, aga ma ise oma töös puutun rohkem kokku sellega, et me juba ise tahaks teha uusi asju, me teame, et Euroopas mingid, vahet pole mis teema, et Euroopas juba tehakse veel paremaid, aga meil on inimesed, kes tahavad veel seda eilset asja. Et me täna nagu tegeleme selle probleemiga tihti, et tahetakse eilseid asju ja me ise ka enam ei taha eilseid asju, aga me juba teame, et äkki jätaks veel isegi tänase asja vahele, aga siis see tundub see sama, mis me alustasime siin jälgimisühiskonnast, et siis see tundub nii suur samm järsku, et me oleme selle paradoksi juures tihti. Arusaadavad, liiga suurte hüpetega ei saa objektiivsetel põhjustel. Aga tuleb selles mõttes ikka arutada, et võib-olla mõni samm tuleb vahele, et ei tasu kõiki seda rada, mida teised riigid on teinud, ei tasu, sest see on hästi kulukas on see, et võib-olla ei tasu kõiki ikkagi järgi teha, nagu, et tuleb õppida, see ongi see, kus me vaatame hästi palju Skandinaavia suunas lihtsalt. Ja ka Holland, Britannia, kõik süksed ohutud riigid nagu, et ja mina ikkagi soovin siia saate lõppu seda ka, et võib-olla ei tasu kõiki asju ka teiste pealt teha, et Eesti on olnud edu saavutanud selle pealt, et me oleme vahele jätnud asju ja ei mitte teinud täpselt nii, nagu need vanad arenenud ühiskonnad, et võib-olla siin liiga nüüd hakata teiste eeskuju vaatama ei ole ka õige. Muideks ja lõpetuseks ma ikkagi soovin teile projekteerijatele, et tehke neid muutuvaid liiklusmärke ikkagi aina rohkem, et siis ei pea üleriigiliselt 80 kehtestama igal pool, et see äkki ikka kannatab mõne tee peal 90-ga koju sõita veel. Et kui see märk oskab sulle öelda, et millal on 90 okei, millal on 80 tark sõita. Ma veel kord rahustan, et isegi mina väga jätkuvalt väga loodan, et tuleb üle riigis 80, aga see ei tähenda, et meil on üle riigi keegi ei saa kiirem sõita, et see on sükene, mina ütleks vale arusaam, mis tekib, et meil kindlasti on need põhimagistraalid, kus on ka need, et meil ei toimuks ka riigisiseselt ääremaastumist ja mingi piirkonnad, et ega alles hiljuti käisin ühe konverentsil, kus üks linnapea ütles, et tänu 2+2 ta elab ikkagi seal linnas, mitte ei ela Tallinnas, ma lihtsalt ei hakka reklaami tegema, kes see oli, aga ehk siis need tegelikult nad ka ikkagi ühendavad ja need ühendused teatud piirkondade vahel on olulised, et selles mõttes ei pea kartma, et ainult 80-ga saab sõita või 70-ga sõita, aga jah, see tasakaalu leidmine, et igal kõrvamaantel kindlasti ei peaks saama 90 sõita. Mida lõpetuseks veel öelda projekteerijate poole pealt? No küsisid siin, et kas me märke võime ikka panna, et selles mõttes ei ole nagu küsimust, kui Telia lubab, Transpordiamet lubab, siis meie võime neid panna. No nii palju ütlen, et kõik uued suured teed meil on kõik on nende tarkade teedega, et see ongi, nagu ma ütlesin, et kui me tahame sõita kiirusega 120, siis see on meil üks tingimus, et on need targad teed nii-öelda. Hästi, aga tundub, et me oleme siin päris paljud kuulajad kindlasti ka närvi ajanud selle saatega, mis on ju tore, et ka diskussioon on väga vajalik, et see võikski olla meil võib-olla natuke see niimoodi tihedamalt pildis, et peas, et see ei muutu isiklikuks ja lihtsalt selliseks lahmimiseks, vaid et on argumenteeritud diskussioon. Mulle väga meeldib see, et ei ole lihtsalt lahmimine ja lihtsalt vastandumine. Mulle meeldib positiivne oponeerimine, et positiivne oponeerimine, seda võikski rohkem olla, aga mitte maha tegemine ja lihtsalt põhimõtteline vastandumine. Aga positiivne oponeerimine, minu arust see on edasiviiv jõud, see aitab meil tegelikult ka neid eufooriat tagasi hoida, et me muidu tahame mingis asjad lihtsalt kõike teha eufoorias, aga see positiivne oponeerimine on ka hästi vajalik. Hästi, aitäh teile, tundub, et vist sai kõik, on teil midagi väga-väga südamel veel, mida antud teema juures võiks veel inimestele öelda siia? Jah, ja üldse mitte digitaalselt, et talv on tulekul ja olge ettevaatlikud, et teed on libedad ja alati isegi parima tahtmise juures ei ole nad alati kuivad ja olud, et olge ettevaatlikud ja mõelge, mida mina pean tunnistada hästi, et mõelge lisaks endale ka teistel liiklete peale, see on minust kõige suurem väljakutse paljudele, et mõelda ka teistel liiklete peale, mitte ainult iseenda peale. Hoolivus on vist see sõna. Hoolivus, jah. Soovime kõigile siis rohkem hoolivust nii enda kui teiste suhtes, tuletame veel meelde, et Mart Michelis Transpordiametist oli meil täna siin ja Eno Lints, kes on projekteerimis- ja planeerimisettevõttest Skepast ja Puhkim. Aitäh teile nende vahvate mõtete eest, soovime kõigile ohutut liiklemist ja tarka siis elu üleüldiselt. Aitäh kõikidele kuulajatele, saatejuht oli Tanel Talve, järgmisel korral järgmised teemad. Kõike kaunist! Nägemist! Olukorrast digiriigis on Justiits- ja Digiministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.